No nii, kui te praegu vaatate, et ega see Raiko on siin tugev sell, siis üks asi on selge, et ma arvan, et on küll ja nüüdsest on kõik saated meil nii, et me teeme need täiesti ebatavalises olukorras. Või siis mitte. Me oleme tegelikult Eesti esimeses ja ka lähimaade esimeses tagurpidi majas. Nii et läheme käime ringkäigul ära ja vaatame, kas meil see kõik siin pea ringi ajab või mitte. Jäägu nüüd see saladuseks, kas Tartus olek annab teile selliseid võimeid või hoopis siinsamas ERMi kõrval asuv tagurpidi maja, aga igal juhul saate te ennast siin tunda nagu Spider-Man ja see elamine on siin täpselt väga reaalne, nagu üks pere kuskil Eestimaa kohas elada võiks. Ma pean ausalt ütlema, et kui ma nägin, et seda maja ehitati ja vaatasin pilte, siis ma olin enam kui kindel, et minul mingiseid tasakaaluhäireid siin kõndides küll ei tule. Aga seda kuni tänaseni, sest kui ma olen siin majas ringi käinud, siis ikkagi vahepeal hakkab samm minema sassi ja need tasakaaluhäired on olemas. Kuna siin peab ikkagi kõvasti lihaseid ja Spider-Mani võimeid kasutama, siis vaatame, mis meil külmikus on. Selline näeb välja siis üks eestlased toidulaud, ikkagi on liha, piima ja kõike muud head paremat. Ma olen küll suur saunasõber, aga pean ütlema seda, et leili ma pole tagurpidi veel võtnud ja maru hea on, nii et kui te nüüd hakkate seda tegema, siis teate, et Raiko Allik on see, kes selle maale tõi. Elab siin üks pere, see on tavaline ühe pere elamu. Aga idee poolest on see, et me tahame selles hullus maailmas pakkuda inimestele illusiooni, milline võiks üks pea peal elu välja näha. Ehitamine oli põnev, võiks nii öelda, aga kindlasti oskab sellest paremini rääkida arhitekt, kelle kurvikad juuksed muutusid praktiliselt sirgeks selle käigus. Ja ka ehitajad, need töömehed, nii mõnigi pidi kasutama merehaigust pärssivaid tablette. See oli kevadel, ehitamise järgus oli veel vara kevadel, aga oli juba kooli ekskursioonide aeg ja siis ühel hetkel, kui astusin siit väligeimest välja, kuulsin, kui üks tohutu plugin tuli ERMi poolt. Ja siis järgmisel hetkel näen siia poole tormamas üle põllu meie naabrite ehk siis ERMi juurest cirkat 30-40 last ja õpetajad tagant karjumas. Pidage, oodake! Eks arvan, et see on ka täitsa loomulik, et sellistena me oleme inimesed, selline juba inimeste loomus, et mis on natuke teistmoodi, pakub meile huvi. Et on ju ka samamoodi, et kui kirjutatud, et on värske värv pingi peale, ära katsu, siis ikkagi tahaks katsuda, et kui värske see värv on. Ja antud hetkel see maja ongi siis loodud selliselt, et pakkuda inimestele ühte hullust, ühte illusiooni, näha, kuidas kõik elu võiks pea peal välja näha. Ma arvan, et kui üks pere tuleb siia, et siis ikka üks pool tundi peab kindlasti arvestama, et jõuda pilti teha ja itsitada ja vaadata ja emotsiooni jagada. Panev ja kindlasti ka naerma ajav tuur siin majas on saanud läbi.
Soovitan ka teil tulla siia. Kindlasti tulge siia pere või sõpradega, sest seda naeru on siin kõvasti. Ja mis on veel huvitav, on see, et kui te siia tulete, siis te saate osaleda ka fotokonkursil. Mida see täpsemalt endast kujutab, seda saate juba kodulehelt teada.